Tere! Mina olen Annika ja näitan teile, kuidas kajastada Merit palgas eriolukorda. Igaks juhuks tuletan meelde ja võib-olla ei ole ka mõned teist veel leidnud, siis üleval paremal teadete all leiate ka meie täpsema juhendi töötasu arvestus Merit palgas seoses eriolukorraga. Selles juhendis on 6 erinevat näidet. Mina näitan teile täna 2 näidet. Neid 2 näidet otseselt juhendis ei ole, kuid loogika on siiski kõikide näidete puhul sarnane. Aga millest siis alustada? Alustada tuleks tasuliikide loomisest. Neid saate lisada menüüs tasude arvestus ja tasude liigid. Ja lisamegi kõik 4 vajalikku tasuliiki ühe korraga ära. Nupp uus tasuliik ja lisame esimese. Töötasu, eriolukord, 150 €. Väljamakseliik palgatulu, linnuke töötasu ette jääb, arvestusmeetod on kõigi 4 puhul summa ühekordne ja summaks 150 €. Kontoks palgakulukonto. Salvestame. Järgmine. Töötukassa hüvitis. Väljamakseliik 10, linnuke töötasu ette jääb, arvestusmeetod summa ühekordne, summat ei lisa, konto palgakulu. Salvestame. 3. Jällegi töötukassa hüvitis. Väljamakseliik 10. 3. tasuliigi puhul võtame küll selle linnukese siit välja. Arvestusmeetod, summa ühekordne, summat ei lisa, kontoks palgakulu. Salvestame. Ja viimane. Töötasu korrigeerimine. Eriolukord. Väljamakseliik taas 10, töötasu linnuke jääb, arvestusmeetod, summa ühekordne, summat ei lisa, kontoks palgakulu. Salvestame. Kõik seadistused ongi tehtud. Tuleta meelde, kõigil oli arvestusmeetod summa ning 3 jäi linnuke töötasu ette, sisaldub keskmiste ja puhkusetasu arvestuses, kuid 1, 3. töötukassa hüvitistärniga võtame selle linnukese välja. Need on selle jaoks vajalikud, et hiljem, kui te töötajale puhkusetasu hakkate arvestama, tuleksid õiged summad keskmise arvestusse. Järgmiseks läheme vaatame üle lepingud. Tasude arvestus, lepingud. Ja ma tegin teile 2 erinevat näidet. Esiteks, Mari on siis tööl meil kuupalgaga. Avame Mari lepingu ja vaatame üle tema palgakokkuleppe. Ja Mariga lepiti kokku, et 1. aprillist vähendatakse tema töötasu. Tööaeg jääb samaks. Ja Mari hakkab saama miinimumpalka. Ja kõik muu jääb samaks. Salvestame. Toomas. Avame tema palgakokkuleppe. Toomas on meil tööl tunnitöölisena. Toomasel vähendati tööaega alates 1. aprillist ja vähendati 30% tööaega. Vähendame 108 ka 30% võrra, jääb alles 5,6 tundi. Tasumäär ikka 12. Kui te tahate ise tundide kogust korrigeerida, siis võtke automaatse tööaja arvestusel linnuke välja. Täistööaja linnuke läks välja, sest tööaeg vähenes, ei ole enam täistööaeg. Salvestame. Ja salvestame. Ja lähme vaatame üle tasude arvestuse. Nii. Millest siis tasude arvestusega pihta hakata? Esimese asjana tuleb teil välja maksta kõigile töötajatele see 150 € brutotasu. Selleks lisame töötajatele siia juurde uue rea, valime uue real Mari kõigepealt, valime tasuliigi töötasu erikord, valime Toomase ja valime talle sama töötasu eriolukord. Nii, lähme maksame need tasud välja. Väljamaksed ja väljamaksed. Siin all välja maksmata tasude lehel on teil praegusel hetkel koos nii pooleldi arvestatud palgad kui see 150 € bruto. Meie lisame väljamaksu siit ülevalt vasakult uus väljamakse nupu kaudu.
Valime siit kõik pangakontod, lisatasu väljamaksed ja valime ära ka lisatasu liigi. Töötasu, eriolukord. Töötajat ei vali, sest meil on mitu töötajat. Koos netosummadega linnuke jääb sisse ja salvestame. Ja tehakse meile tänase kuupäevaga valmis üks väljamaksuleht, kus on ainult need 150 eurot töötasu. Nende töötajate netod erinevad sellepärast, et neil on erinev maksuvaba tulu arvestus. Mari rakendab maksuvaba tulu, Toomas ei rakenda maksuvaba tulu. Ja sulgeme. Nüüd jääme ootama Töötukassa otsust. Järgmisel hetkel, esitate avaldused ja saate mõne päeva pärast otsuse, kus on välja toodud brutos töötajate Töötukassa poolt leitud keskmine tasu ja summa, mida Töötukassa hüvitab. Need on toodud brutodes ja need summad lähete lisate tasude arvestus igale töötajale. Lisame Marile ja mõlematele töötajatele tuli otsus, et nad saavad selle maksimaalse summa 1000 eurot. Valime nüüd selle Töötukassa hüvitise siit ilma tärnita kõigepealt ja lisame mõlemale töötajale selle 1000 eurot siia. Nii. Nüüd selleks, et meil puhkusetasu arvestus oleks õige, selleks, et meil programmis ei oleks üleliigseid väljamakseid, mida meie ise ei ole teinud, siis me peame natuke korrigeerima neid summasid ja lisame selleks uue rea Mari Maasikas ja võtame nüüd Töötukassa hüvitist tärniga ja sama summa -1000. Esialgse väljamakse kuu valige alati viimane võimalik. Aprillis, aprill, mais, mai. Ja tagastamise põhjus muu. Rohkem siin ei ole vaja täita, salvestame. Valime Toomas. Jällegi Töötukassa hüvitis tärniga -1000. Esialgse väljamakse kuu aprill ja muu ja salvesta. Nii. Jäänud on üleval viimane tasuliik, korrigeerimine. Üldjuhul on tegu summaga, mis moodustab 150 pluss Töötukassa hüvitis. Toomase töötasu, oletame, et Toomas töötas see kuu mitte 168 tundi, vaid 110 tundi, ehk tööaeg oli vähenenud 30% vähemalt. Ja näete, Toomase kuupalk kokku, mitte kuupalk, vaid töötasu kokku tuleb 1320 eurot. Ta on juba saanud 150 ja 1000. Järelikult Toomasele on vaja juurde maksta. Ja selleks, et me leiaksime, kui palju me peame Toomasele juurde maksma, siis me lisame talle siia uue rea ja valime nüüd selle töötasu korrigeerimine eriolukord. Ja selleks me lisame miinusega summa, mis on 150 pluss see summa, mis töötaja sai Töötukassast ehk 1000 miinus 1150. Esialgse väljamakse kuu on aprill jällegi ja muu. Ja salvestame. Kuid Mariga tekib olukord, et kui me lisaksime siia Marile töötasu korrigeerimine, sama summa, 150 pluss 1000 miinus 1150, siis tekiks olukord, kus Mari väljamaks läheks miinusesse, sest et Mari kuupalk on 584, aga Töötukassalt sai ta 150 pluss 1000 ehk 1150. Kui me vaatame nüüd väljamakseid, siis me näeme ka, et palgapäevaleht on siin ja Maril on töötasu miinuses. Selleks, et Mari seda miinussummat kõige paremini leida, kustutan siit korraks selle rea ära. On kõige lihtsam, kui te vaatate Mari näiteks palgateatist, tasude arvestus, palgateatis. Valime siit valitud isikute teatised, Mari, koostööteatised ja siin me näeme, et bruto on praegu 734, aga meil tööandja osa peaks olema 150. Selleks lahutame 734 miinus 150 ja saame 584.
Ja üldjuhul ongi nii, et see miinustamise summa sellisel juhul on see tema töötasu, aga võib olla ka erinev ehk et palgateatisel on teil kõige lihtsam seda kontrollida. Ja lisamegi siia Mari, töötasu korrigeerimine, –584, esialgse väljamakse kuu aprill, muu ja salvesta. Teatud juhtudel on teil vaja täita ka neid lahtreid, kuid esialgu te ei pea selle peale mõtlema. Ja lähme väljamaksed ja väljamaksed. Ja kui me nüüd avame selle palgapäeva lehe, mis meil on siis palgapäeval vaja välja veel maksta, siis me näeme, et Marile ei ole vaja midagi juurde maksta ja Toomasel on vaja netos maksta 131,10. Kui te avate detailid, siis te näete ka, millest see summa siis koosneb, ehk siis 1320, mis siis tuli tema töötasu aprillis ja miinus see, mis ta on juba kätte saanud, 150 ja 1000. Ja salvestame. Ja kinnitame. Ja ongi kõik, eriolukord kajastatud. Lähme vaatame igaks juhuks ka mai DST-d. Väljamaksed, maksudeklaratsioon ja te näete, et Maril me deklareerime 150 €, Toomasel deklareerime 320. Kui te õigesti mäletate, siis 1000 sai ta töötukassalt ja kokku tema töötasu oli 1320. Ja vaatame ka üle puhkusetasu arvestuse. Kui me mais nüüd hakkame lisama puhkustöötajatele, teeme siit Mari, põhipuhkus, 7 päeva näiteks, alates 15. mai, siis te näete, et Maril tuuakse aprilli puhkusetasu arvestusse 1150, 150, mis maksis tööandja ja 1000, mis maksis töötukassa. Toomase puhul peab tulema siis siia summaks 1320, mis oligi tema töötasu kokku. Seega, kui kõik on seadistatud, on teil edaspidine töö oluliselt lihtsam. Mis puudutab veel sotsiaalmaksu, siis vaadake siit juhendist töötasu arvestus meritpalgast seoses eriolukorraga. Seal on juttu ka siis sotsiaalmaksu arvestusest ehk et millised seadistused tuleks selle jaoks teha. Loodan, et teil oli sellest videojuhendist pisut abi ja edu teile!